Nii ja tere sulle, mina olen Heidi Blumberg ja täna räägime siis väga huvitaval teemal, ehk kuidas viia oma visioonid ellu ja muuta reaalsuseks. Nii et ma räägin täna siis, kuidas täpselt panna oma visioonid tööle, ehk siis oma nägemus sellest, mida sa tahad. Ja see on tõesti väga oluline, et sa teaksid, mida sa tahad, seepärast kui sa ei tea, mida sa ei tahad, siis sa ei saa seda asja ka luua oma ellu. Mina olen Heidi Blumberg ja jagan sinuga täna neid erinevaid strateegiaid, mis aitavad sul oma eesmärke saavutada kiiremini ja tõhusamalt kui kunagi varem. Ja siin ongi küsimus, et kui sa oled valmis oma elu järgmisele tasemele viima, siis ma soovitan sul väga jääda seda kiireloomutuse podcast'i kuulama ja see episood võib olla just see, mida vajad, et oma unistused ellu viia. Nii et kas sa oled valmis oma unistused ellu viima? Kujuta ette, et sul on selge visioon oma tulevikust ja sa tead täpselt, mida tahad ja sa tead, mida sa tahad saavutada. Tead täpselt, milline su elu võiks näiteks 6 kuu pärast välja näha ja sul on kindel plaan, kuidas sinna jõuda. Jah, kujuta ette, et iga päev ärkad üles teadmisega, et liigud oma eesmärkidele lähemale. Kas see tundub liiga hea, et olla tõsi? Ma tahan sulle öelda, et see on täiesti võimalik ja täna jagan sinuga, kuidas seda teha. Minu teekond visioonide elluviimiseni. Ma tahan jagada sinuga lugu oma elust ja oli aeg, kui tundsin, et ma olen kinni oma asjadega, midagi ei liigu, onju. Ja seda on vahepeal veel olnud, et ma nagu mõtlen, tahan muutust, aga ma nagu, see asi ei lähe edasi, mida ma tahan. Ja, ja siis alati on läinud asi selleni, et mul on olnud tegelikult suured unistused, aga ma ei teadnud, kuidas neid ellu viia. Nii et mul puudus selgus ja kindel plaan ja ma tundsin, et ma rabelen ringi, aga ei jõua kuhugi. Nii et väga paljud minu kliendid, kui sa kuulad siin kiireloomutuse podcast'i klientidega episoode, on olnud täpselt samas kohas. Nii et kui sina kuulad seda episoodi ja ütled ka, et vot, ma näen, et mul on uksed kinni läinud, ma ei tea, mida teha, siis see on see, et mina saan sinu energiat lugeda, mina saan küsida sinu teejuhtidelt sõnumeid, mina saan aidata sind teise kohta, kus iganes sa oma elus oled. Ja kõik muutus, kui ma õppisin, kuidas luua selge visioon, ehk siis see, mida sa tahad, mida sa tahad. Ja ma ütlen sulle saladuskatte all, et kõikidel inimestel on väga erinevad visioonid. Ja ei ole ühte inimest, kellel oleks 2 ühesugust visiooni. Et kui me räägime näiteks unelmate kodust, siis see unelmate kodu on inimestele väga erinev, on ju. Ja strateegiline tegevusplaan, kõikidel asjadel peab olema ka strateegiline tegevusplaan. Ja ma hakkasin oma eesmärke jagama väiksemateks sammudeks ja keskendusin iga päev nende sammude astumisele. Ma õppisin, kuidas ületada hirmud ja kahtlused, mis mind tagasi hoidsid ja tead, mis juhtus? Minu unistused hakkasid reaalsuseks saama. Ja, ja täna ma tahan siis tõesti aidata sind ka, kuidas ma suutsin oma elu muuta, sellepärast et jagades seda, mis töötab, ma olen seda nagu väga 17 aastat seda asja nagu pannud toimima ja ma olen aidanud väga palju nii mehi kui naisi, nii ettevõtjaid kui täiesti mitteettevõtjaid ja olnud nagu rolli modelliks nagu väga paljudele inimestele. Nii et kui sina suudad, kui mina suutsin seda teha, siis sina suudad ka absoluutselt seda teha. Nii et kuidas siis ikkagi panna need oma visioonid tööle? On siis 3 peamist sammu, mis aitavad sul oma visioonid ellu viia. Selgita välja, mida sa tegelikult tahad. See on nagu esimene asi, et selgita välja, mida sa tegelikult tahad. Ja tead, mul on täiesti tasuta töötuba, et mida tahad, jah. Nii et selle töötoa ma tegin täitsa esimesel aastal, kui ma tegin koolitusi, nii et ma olen teinud pea 9 aastat koolitusi ja see koolitus on meil olnud kõige suurem hitt üldse läbi aegade. Nii et kui sa soovid seda, siis www.heidiflumberg.ee/, mida tahan, on see link, et sa võid selle siis uurida, et kas see on midagi, mida sina tahad endale soetada, seda töötuba, jah. Ja enamik inimesi siis tõesti ei olegi üldse defineerinud ja nad teavad, mida nad ei taha, aga mitte seda, mida nad tahavad. Ja võta aega, et mõelda, milline on siis sinu unistuste elu, kus sa elad, mida sa teed, kellega sa koos oled, kellega sa oma aega veedad, kuidas oma päevi nii nagu veedad. Nii et ole võimalikult konkreetne, sest selgus on jõud.
ja teine asi on siis loo strateegiline tegevusplaan. Mis asi see võib olla nagu, et oo, strateegiline tegevusplaan, mis see on, aga selles mõttes, kui sul on juba see visioon, siis on vaja luua ka plaan. Jaga oma eesmärgid väiksemateks sammudeks, mõtle, mida pead tegema järgmisel aastal, järgmisel kuul, järgmisel nädalal, täna, homme ja et sa hakkaksid nendele eesmärkidele lähemale jõudma. ja kui sa tead täpselt, mida teha, on lihtsam tegutseda. Ületa hirmud ja kahtlused on kolmas samm, ehk siis tihti hoiavad meid tagasi hirmud ja piiravad uskumused, ehk siis mis siis, kui ma ebaõnnestun, mis siis, kui ma pole piisavalt hea. Need mõtted võivad olla halvavad, aga ma tahan, et sa teaksid, sa oled absoluutselt võimeline rohkemast, kui sa arvad. ja kui sa õpid oma hirme ületama, avaneb sinu ees täiesti uus maailm. Ja nüüd ma kutsun sind tänu sellele, et sa seda podcast'i kuulad ja võib-olla sa tunned, et oh, ma tahaksin Heidiga rohkem rääkida, tahaks nagu küsida veel oma strateegia kohta või sammude kohta mingeid detaile, siis ma olen avanud siis mingi hulk siis tasuta 15-minutisi kõnesid minuga. nii et kui sa tunned, et vot ma vajaksin, tahaksin tegelikult Heidi abi, siis www.heidiblumberg.ee kaldkriips 15 on numbriga, on ju, on siis see tõesti võimalik broneerida, sul valida kalendris siis mõni aeg, kuna me võime rääkida ja vaadata, kas ma olen nagu hea mentor, coach, terapeut sind toetama. ja selle kõne ajal ma aitan sul selgitada, mida sa tegelikult tahad ja loome esimese sammuplaani, kuidas sinna jõuda. nii et see on tõesti väga hea võimalus, sa oled seal kõnel täiesti üksi ja sa koos minuga muidugi onju, aga see on suurepärane võimalus saada personaalset juhendamist ja tuge, et viia oma elu järgmisele tasandile. nii et ära lase hirmudel või kahtlustel end tagasi hoida. broneeri see kõne, see ei koosne mitte millestki, see on täiesti tasuta, aga sa saad ennast liikuma. nii et ma tean, kui halb on olla selles kinniolekutundes ja see aitab sind juba teise kohta. nii et lõpetuseks ma tahan, et sa teaksid, sa oled võimeline looma elu, mida sa tõeliselt soovid. kõik algab otsusest, otsusest öelda jah oma unistustele, otsusest võtta vastutus oma elu eest, astuda esimene samm. ja kui sa oled valmis, siis ma loodan, et sa siis tuled minuga kõnele ja võib-olla ma saan siis kuidagi aidata, toetada sind sellel sinu teekonnal siin maa peal.